tere armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti, teeme kaardi lugemise nädalale 12 kuni 18 jaanuar ja suur aitäh esiteks kõikidele minu YouTube'i VIP-liikmetele, kes te olete minu ja meie tegevust toetanud ja suur rõõm siit Sri Lankalt teile saata palavaid tervitusi ja loodan, et olete hoitud ja pühad ja aastavahetus on läinud sujuvalt ja see aasta algus on olnud maagiline ja kuigi see võib olla selline võib-olla mõnes mõttes nagu selline taastumisaasta sellest suurest karmavabastusest, mis meil toimus 2025, mis on siis numeroloogias 9, on siis suured lõpetamised, et see aasta algus võib olla selline energeetiliselt huvitav uute alguste, ütleme siis niimoodi, seadistus ja nagu vaigistus. Ma tunnen, et mis on nagu hästi oluline selle aasta alguses on see, et me astume sammu tagasi nendest kohtadest, kus me varem oleme katsetanud, proovinud. Asjad võib-olla ei ole alati kõik läinud nii, nagu me oleme tahtnud, et me õpime tulema enda sees vaikusesse. Ja selle nädala energia on selline tervendava tormi nädal, et selle nädala energia ülesanne siis Maia Asteegi kalendri kohaselt ongi meid veelgi aidata nagu nendest vanadest hoiakutest vabastada, et võib-olla mingid lood, mingid sündmused, mingid lahtirullumised, kus me varem olime rohkem aktiivsed, katsetasime, proovisime erinevaid viise, kuidas mingid asjad saada nii-öelda enda tunnetuse järgi toimima. Et kui mingid asjad ei ole läinud käima, siis see on kutse sulle lasta nendel vanadel toimimisviisidel enda sees, lasta need lahti, lasta need justkui nagu tormituulega minema, lennata need vanamoodi püüdlused või sellised ponnistused või häälestused, mida me oleme andnud. See on selline lahti laskmise koht, mis ei tähenda seda, et need olukorrad ja situatsioonid ja eluvaldkonnad ei võiks edusse jõuda, vaid see, et me vanamoodi enam ei püüa, vaid me tuleme rohkem sellisesse vaatleja rolli, kesksesse energiasse, enda sees suuremasse nagu sellise hingetõmbe pausi kohta, sest selles lahti laskmise kogemuses ei ole mitte allaandmine, vaid selles on kõiksuse jõu võimalikkus, ehk siis kui mingil moel asjad ei ole varasemalt toiminud, siis see tähendab seda, et universum soovib tuua mingi veel palju kõrgema lahenduse kui see, mis sa senini oled võib-olla isegi arvanud või eeldanud või oodanud. Ja mida ma siit nagu tunnetan selle nädala energiatest seda kalendrit vaadeldes, on see, et kuigi võib tunduda, et me enda sees anname mingis teemas alla, et tekib selline nagu, ma ei jaksa, ma ei jõua, ma ei viitsi, ma ei suuda, ma ei näe, siis tegelikult need on need kohad, kus me õpime tulema tagasi mitte siis sellesse kaotaja rolli, vaid sellesse, et kui universum läbi minu tahab kogeda võitu, no näita siis universum, kuidas see käib, et see on selline teistsugune hoiak, mitte see, et mina pean üksinda oma elu või oma saatuse nimel võitlema või rabelema, vaid see, et okei, universum, sul on mingi parem plaan, olen avatud, näita seda mulle. Nii et selle nädala energia võib tunduda selline võib-olla mõnes mõttes väljakutsuv, aga see kutsubki meid välja senisest toimimisest. Et selle asemel, et tegeleda sellega, mis võib-olla ei tööta, võib-olla ei ole sellise tulemusega kohe, nagu me oleme soovinud, siis on soovitused leida endasse mõnus säde üles sellel teemal, aga mis sind praegusel hetkel kõnetab, mis sind kutsub. Et selle nädala energia kutsub avastama
rohkem pöörduma enda sisse, pöörduma enda hinge olemusega kontakti loomisesse. Võimalik, et nii mõnigi inimene tunneb, et on aeg geograafiliselt asukohta muuta, võib-olla minna kuskile loodusesse jalutama, võib-olla ka lihtsalt tunned, et kui oled ühes toas, ei ole see õige minek, lähed teise tuppa ja tuleb mingisugune idee või inspiratsioon. Sest mis juhtub, kui me sinna avarusse kukume enda sees, kes ei ürita nagu kangekaelselt ja jonnakalt midagi teha, on see, et meisse tekib ruum, kuhu saab tulla jumalik juhatus, jumalik inspiratsioon, jumalik õpetus, jumalik justkui selline alge, mis hakkab seemnena ennast avama meie sees. Ja kui on tunne, et no ei ole üldse see hea energiatase, siis kui me ei ole kõrges sageduses, me ei saa eeldada, et meie ellu tulevad kõrgesageduslikud kogemused, et siis on ikkagi esimene ülesanne meid ennast ise aidata kõrgemasse energiasse, ehk siis paremasse enesetundesse, on see siis läbi jooga, meditatsiooni, looduses käimise, sööd midagi head või õpid midagi juurde, mis sind toetab ja aitab. Sest et me ikkagi tõmbame ligi selle sagedusega kogemusi, mis meis endas on. Ja selleks, et tulla rõõmu ja õnne tundesse, ei ole meil tegelikult vaja väliseid objekte, vaid selleks ongi vaja rahuneda, sest õnn ja rõõm on meie tõelised olemuse tunnused. Et õnn ja rõõm ei ole lihtsalt tunded, vaid see ongi tunnus selle kohta, et me oleme joonduses iseendaga. Et siin kohal tulebki siis säilitada selline tugev kontakt enda tõelise olemuse mäletamisega, milleks on õnn ja edu. Ja seda ei saa nii-öelda nagu loogiliselt tuletada, selleks ongi siin planeedil vaimsed õpetajad, kes tuletavad sulle seda meelde. Ja täna on minu suur au ja rõõm meile seda kõikidele meelde tuletada, et me oleme oma olemuselt määratud kogema õnne, rõõmu ja edu. Ja see ei tähenda seda, et meie elus ei peaks või võiks olla raskusi, vaid see, kui me oskame säilitada võimalikult ütleme siis mõistuse südamega koostöös kaine arutlusega kaasa arvatud mäletamist selle kohta, et ma olen kutsutud siin olema õnnelik, sest see on minu hingega kooskõlas olemise tunnus, siis selleks, et enda hingega ennast kooskõlastada, ei ole meil tegelikult vaja väliseid objekte, vaid võimalik, et kui sa tunned, et sa oled väga kaugele oma õnnest ja rõõmust läinud, et siis sul on vaja palvetada, tellida universumilt see juhatus, need õiged terapeudid, õiged inimesed, kes sind tagasi aitavad. Et igaühel meil on oma teekond ja selline sisemine puhastus on tarvilik kõikidel läbi teha, kes on keerulised lapsepõlved valinud, mida me oleme väga teadlikult teinud, kui me oleme kogenud keerulisi lapsepõlvesid, siis see on olnud meie hinge teadlik valik, siis järelikult sa oled teadlik olnud, et sa saad sellega selles kehastuses hakkama. Me ei vali kunagi hingena kogemusi, mida me hinge tasandil näeme, et me ei suuda, me valime ikkagi need õppetunnid, mida me suudame. Ja kui sa tunned, et sa oled valinud liiga palju, liiga keeruliselt, siis võib-olla on aeg muuta taktikat, taktikat mitte selles mõttes, et jällegi mitte siis allaandmise taktika, vaid see, et võib-olla on tarvis muuta kas meetodit, lähenemisnurka, vaatenurka, sest et teadvuse tasandi muutmiseks või muutumiseks, mis on tegelikult loomulik protsess ja ülestõusu protsess, vahetevahel on meil vaja teha mitte niivõrd nagu ütleme siis õpiku järgi protsesse, vaid spontaanselt midagi, mida me varem ei ole teinud. Ja üks asi, mis mind on väga palju aidanud elus, on see, et ma olen harjutanud ennast, et ma teen iga päev midagi uut või uuel moel. Ja siis sellest on saanud selline nagu mõnus harjumus, et
alguses see tundus veider, sest see automaatne tegutsemine on niivõrd nagu sisse harjunud olnud. Aga tegelikult sellises enda ellu uuenduse toomine avab meid koheselt ka uutele võimalikkustele, mis varasemalt ei olnud võimalikud. Nii et minu soovitus selleks uueks aastaks olekski siis uudsus ja spontaansus, et usaldan mitte ainult siis seda sisseharjunud rada, vaid et ma toon enda ellu järjest uusi noote, ütleme siis niimoodi. Et see, kuidas ma siia Sri Lankale elama jõudsin oma kallimaga, oma kalli kaksikleegiga koos, hakkaski, kui ma tagantjärgi vaatan peale, hästi palju sellest, et ma harjutasin ennast, et ma võin elada täiesti uuel moel. Ma võin teha uusi asju, ma võin teha uut iseennast avastades kõike seda, mida ma tunnen, et ma tegelikult soovin, et sellised nagu mõistuse piirangud ja uskumused, mis olid piiravad, et kõigest sellest tuli nii-öelda läbi lõdvestada või läbi närida ennast, kuidas iganes me seda võime nimetada. Aga ärme liiga pikaks seda nädala kokkuvõtet tee, et kuni laupäevani on siis selline tormitsükkel, tervendav torm, mis võib tuua ka uue väga ilusa nägemuse ja vägeva mõistmise oma edasise hinge arengu teekonna suuna kohta. Ja see, mis meid toetab sellel nädalal, on mäletamine, et meie elu on alati tsüklites ja nii nagu meie elus on nagu selline kevadaeg, kus asjad, kogemused tärkavad, on suvi, kus on selline küpsemine ja rõõm nendest kogemustest. Siis on ka sügisperiood, kus me laseme asjadel ja kogemustel minna ja on ka talveperiood, kus tundub, et on täielik seisak. Aga selle seisaku järel, nagu te teate, peale talve tuleb ikka kevad. Nii, ma lähen otsin veepudeli, sorry korraks. Nii, et mida ma soovitaksin teha, on siis kas joonistada näiteks või ka mingisugustest looduselementidest luua enda kas kodualtarile või võid ka loodusest tehagi sellise spiraali suurema, siis mida mööda sa saad käia seda spiraali sisse ja võib-olla joonistad ka näiteks lumele või liivale või kuidas iganes see parasjagu kohane on sinu elus. Ja nagu käid need protsessid lõpuni, et teadvustades, et elu on alati tsüklites, kõigel on algus, keskpaik, lagunemine ja lõpp. Ja see on kogu selle illusoorse maailma kogemus, mis alati on, et kõik on kogu aeg tsüklites. Ja seda tsüklilisust taibates võid sa ka samas aru saada sellest, et aga sinu tuumolemus ei muutu. Et me kehastume siia, elame, kogeme, ühel hetkel lahkume, oleme jälle hingekodus, et siis jälle taas kehastuda, kas siis siia või mingisugustesse teistesse tähesüsteemidesse. Aga kõik need kogemused tegelikult ei mõjuta sinu tegelikku olemust, sa oled lihtsalt vaatleja, kes neid kogemusi tajub, teadvustab, märkab, õpib, et need teadmised, mida sa nendest kogemustest õpid, need sa võtad teistesse kehastustesse ka kaasa. Et see on selline imeline elutants, kus me saame kogeda muutuvat, aga samas meie tuumolemus sellest ei muutu, meie algolemus on kõikidest nendest muutuvatest protsessidest sõltumatu. Ja praegusel hetkel ma siis teen inimestele ka spetsiaalselt 2026 astroloogilisi abilisi olen siin aidanud koostada
ja kui sa oled ka huviline, et sa tahaksid teada, mis on sinu elu sellised tõmmekad ja nii-öelda need elu illusioonimängud, mis sind nii-öelda kutsuvad kaasa mängima, aga mis võivad tuua ka rahutust. Et ja samas ma toon sulle ka nõuanded, kuidas sa saad sellest rahutusest tagasi hinge rahusse tulla. Ma vaatan sellist spetsiaalset rahuketutelge, mis on siis vedalikus astroloogias nimetused, mis on lääne astroloogias nimetustega lõunasõlm, põhjasõlm, vedalikus siis rahuketutelg. Et need astroloogilised seisud võivad meid panna nagu liigselt vaatlema seda illusoorset maailma, kus oleks kõige olulisem. Need on olulised, sest et me kogeme siin inimteadvuses elamist. Aga teisest küljest, kui me liigselt samastume sellega, siis me oleme lõpmatus kannatuses. Et me võime kogeda neid kogemusi, aga jäädes samas ka teadlikuks enda tuumolemusest ja seejuures need arusaamised on mind isiklikult tohutult aidanud, mis minu astroloogilisel kaardil parasjagu on ja kui ma neid teadvustasin, siis mu elu muutus kordades lihtsamaks ja ma aitan sulle ka välja tuua siis need eluhoiakud, mis aitavad ka sul tuua seda lihtsustumist. Kui sa tunned, et sa seda praegusel hetkel vajad, siis minu koduleheküljed leiad selle kohta info stellashakti.com. Nii, aga läheme siis päevade kaupa energiat ülevaatuse juurde. Mis on see, mis meid võib praegusel hetkel nendel päevadel ees oodata? 12. jaanuar. 12. jaanuar on selline maagipäev, mis ütleb meile, et tervenemine on võimalik, kui ma vaatlen neid peegeldusi, mis mulle tulevad, sellena, kuidas ma iseendasse suhtun või mida ma eeldan või arvan. Et peegeldused ei pea olema ainult see, mis ma iseendale teen, vaid ka see, mida ma arvan väärivat, mida ma usun, et nii peabki olema või missugused on minu blokeeringud, minu ka negatiivsed uskumused selle kohta, mis võiks olla minu jaoks võimalik või siis ka võimatud. Kui ma kõigele sellele ausalt otsa vaatan, siis see kõik muutub väga võimsalt, väga imeliselt valguseks, sest niipea kui ma teadvustan tõde, mul ei ole vaja seda uskumust isegi nagu jõuga ümber teha, aga kui ma teadvustan, see uskumus on minu elu praegusel hetkel juhtinud. Näiteks, et minu jaoks ei ole see hea kogemus võimalik, sest niipea kui ma saan sellest teadlikuks, siis see uskumus kaotab oma jõu ja aitäh, Keko ka kinnitas, et see on nii, et see teadvel olek, siis ma olen juba teadvel olekus. Ja kui ma olen teadvel olekus, siis loomulikult ma ju pööran tähelepanu sellele, et aga ma tajun, et see ei ole tõde. Tegelikult on kõikide jaoks kõik head asjad võimalikud, see sõltub lihtsalt meie häälestatusest, meie kehakeemiast, missuguseid energiaimpulsse me endast välja anname, missuguseid magnetlaenguid ma endast välja kiirgan. Ja siis ma võin teadlikult selle uskumuse energia vabastada, annan selle loodusele, universumile, algallikale tagasi ja võin need mittetoetavad uskumused asendada. Selle energia ümber suunata mind toetavateks ja päästavateks uskumusteks. Ehk siis selline energeetiline ümberhäälestus. Aga selle eelduseks, et me seda saame teha, on see, et ma armastan ennast piisavalt. Kui ma ennast ei armasta, siis ma ütlen, okei, ma olen nii uskunud, aga ega ma paremat väärt ei olegi. See on enda mittearmastamine. Enda armastamine tähendab seda, et mis asja, selline uskumus, ükskõik kus see tuli, saadan algallikasse, ma armastan ennast ja ma valin avada oma südame kõrgemale võimalikkusele ja mitte enam ennast mürgitada nende võimatuste või raskuste lugudega. Et siin tuleb soovitus kasutada siis tõesti sellist lausa lapsemeelset pühendumist, mäletamist, et me oleme niivõrd võimsad loojad siin planeedil inimkehastuses, me suudame väga paljudes eluvaldkondades luua väga suure nihke
sellega, et ma tulen iseendaga paremasse kontakti, mul ei ole vaja nende kõikide teemadega isegi ükshaaval tegeleda, vaid see, kui ma ennast tõstan kõrgemasse sagedusse, aitab terveneda kõikidel eluvaldkondadel, kuna kõik on energeetiliselt omavahel ühenduses. Kogedes siirast rõõmu, mitte välist edu, vaid siirast rõõmu enda sees, mis ei välista välist edu, aga saate aru, mitte see, et ma pealtnäha tundub, et kõik on hästi, aga enda sees tunnen, et ma olen nagu ussitanud õun, siis on vaja nagu seda kohta endas vaadelda, kus ma ikka olen endale jalga iseendale taha pannud, miks ma olen ikkagi sellises mudaenergias ja siis sellest tõusmiseks on vaja pühenduda sellele, et ma tõstan iseennast kõrgemasse sagedusse. Ma ise teen trenni, ma ise leian neid kohti, kus ma saan naerda, rõõmustada, tänada ka kõige väiksemate asjade üle. Aitäh, et ma täna tegin trenni, nii mõnus tunne on. Kinnitan enda kogemusest. Ma olen nii õnnelik ja tänulik, et ma joon piisavalt vett, et ma hoolitsen enda eest, et mul on käed-jalad, et ma saan teha neid asju, mis mulle tõeliselt südamest meeldib. Et selline enese toetamine ei ole mitte sinu personaalne protsess, vaid tegelikult sinu kõrgem olemus, sinu kaitseinglid, üles tõusnud meistrid, kõik, keda me oleme pidanud nagu endast kõrgemaks, me oleme tegelikult kõikide nende energiatega üks. Me oleme kõikide nende energiatega üks ja elu tahab sind aidata, kui lõpetada vastuvaidlemine enda sees ja see on selline päev, kus on hea taibata, kus ma olen ikkagi ennast saboteerinud, vähendanud, kritiseerinud, märkamata seda, aga kui ilus ma olen, kui tubli ma olen. Et selle asemel, et märgata vigu, hakata nägema tugevusi, et see on selle päeva kutse meile, et maagilisel moel enda maagivägi taas õiget pidi kasutusele võtta, kui see peaks olema olnud mingil põhjusel varjatud või sellises takerdumise energias. 13. jaanuar on uue visiooni toomine. Nüüd, kui me oleme eelmisel päeval ennast kõrgesse sagedusse sättinud ja oma südant avanud, nagu selle päeva energia soovitas, siis need visioonid, mis tulevad, on meil helged ja tõega kooskõlas. Kui ei ole kooskõlastumist toimunud, on selle päeva kutse tugevda enda ühendust algallikaga, enda südamega, enda hingega, enda tuumessentsiga. Sest et muidu need visioonid, mis sulle sellel päeval tulevad ebatõesed, nii-öelda illusoorse maailma kannatustega täidetud, et kui sa tajud, et sellel päeval sa oled läinud sellisesse negatiivsuse laine pikkusel surfamisse, siis esimene asi, lõpeta augu kaevamine. Kui sa näed, et sa oled ennast auku kaevanud, lõpeta kaevamine, muidu muutub see auk veelgi sügavamaks. Kirjuta, tantsi need raskuse plokid endast välja, tee midagi sellist, mis toob sulle sellise lõbusama ja helgema tunnetuse, sest et tõeline armastus ei ole mitte kahe inimese vaheline kogemus. Tõeline armastus on sinu ja algallika vaheline kogemus ja see saab sinu maises maailmas peegelduda sulle, kui sa oled endaga kooskõlas. Ehk siis sinu eesmärk ei peaks olema otsida õnne läbi teise, et keegi tuleb ja teeb sind õnnelikuks, või kui tema on ka siin, siis ma olen õnnelik, vaid kui mina olen õnnelik, siis need kogemused, mis on minu õnnega kooskõlas, on minuga loomulikul moel pingutuse vabalt, ma ei pea selleks ennast kaheksaks keerama. Et selline
rõõmutundesse, enda uuesti sünnitamine, mäletamisesse, kuidas armastus toimib magnetina. Kui ma olen ise õnnelik ja armastust täis, siis on mu elus samuti õnn ja armastus peegeldumas ka väljapoolt. Ja kui ma ise olen nii-öelda nagu tühi, mitte selles vaimse vabaduse mõttes tühjuses, vaid selles, et ma olen ennast nagu oma negatiivsuse puuri pannud, siis ma tõmban ligi kogemusi, mis mind veel rohkem häirivad, torgivad, probleeme toovad. Et siis on vaja vaadata, millele mul on vaja elus nüüd hakata keskenduma või tooma enda tähelepanu selleks, et ma tunneksin, et ma olen armastusega üks, ennem kui asjad õnnestuvad. Enne kui asjad õnnestuvad, ma juba kogen õnne. Et selline, nagu ma ütlesin nädala kokkuvõttes alguses, et see on selline nagu võimalik, et nii mõnegi inimeseks selline eluhoiaku ja taktika muutus, mida elu palub teha, mitte nii palju välisega tegeleda, vaid mäletamisega, et me oleme magnetid, kes tõmbavad ligi seda, mis meis endas on. Vastavalt meie uskumustele, tõekspidamistele ja tundele, just nimelt see tunne, see vibratsioon on see, mis on kõige olulisem. 14. jaanuar on päev, mis kutsub meid olema hästi julged ja väljendama enda julget maailmavaadet, mitte ennast alla suruma, vaid et hästi julgelt lõpetama mingisuguseid seniseid toimimisviise. Väga hea päev, et kuulata ka näiteks juhendatud meditatsioone või mingisuguseid mantraid näiteks, mis aitavad vabaneda, selliseid vabastamise ja lõdvestuse protsesse teha. Sest et kui me liiga palju räägime oma elus, mitte ainult teiste inimestega, vaid enda sees pidevalt räägime, on see sisemonoloog nagu selline pidev, aktiivne ja negatiivne, siis me paratamatult, kuidas ma ütlen, mingid kohad põlevad läbi meis. Ja need läbipõlemised võivad olla alguses sellised nagu miniatuursed kuidas ma ütlen, et nagu ma pildina näen niimoodi nagu valguse kanalid, mille kaudu me oleme ühenduses universumiga. Ja kui me pidevalt nagu mingit uskumust, mingisugust teemat toidame, tekib ülepinge ja kui meil ei ole piisavalt maandatust, ei ole ühendust loodusega, planeet Maaga päriselt, ei ole enda kehaga piisavalt tugevust, siis see, mis toimub, on see, et me kogeme hirmusid, et me blokime ära liigse ülekoormusega, me toome nii palju nagu seda ülepinget, mis ei saa ära maandatud ja seeläbi, mis võib toimuda, on see, et mingi koht meie teadvuse ruumis muutub tohutult tähtsaks, mis ei ole tegelikult üldse nii oluline. Ja see on tegelikult selleks, et see aitab meie vaimsele ärkamisele kaasa, aga seda ei ole vaja tegelikult teha, me ei pea ärkvel olekuks ennast piinama oma mõtete või kogemustega, et siis on soovitus, et olla rohkem tasa, tulla sellisesse tasasusse, vaadelda seda, aga kes seda kogemust kogeb minu sees, kes ma olen, kes see kogeja on. Et mõnes mõttes me õpetame oma sisemist last, kui me oleme näinud, et me oleme liiga palju kannatusi loonud. Me õpetame oma sisemist last, kuidas elada nii, et me ei looks endale seda lõputut kannatuste häda. See nõuab meilt julgust vaadelda
kus kohas ma endiselt endale haiget teen või ennast saboteerin või endaga kuidagi kohatult ringi käin. Meil on vaja nagu aru saada, et meis on lõpmatu potentsiaal. Ja see lõpmatu potentsiaal oskab meid juhatada. Ja siin tulebki siis see spontaansuse soovitus, et julge vaadelda spontaanselt oma elu nagu uuel moel. Vaatle seda, kes sa oled, mitte nendes rollides, vaid enda rollidest väljas. Et kui sa ei ole ükski roll, kes sa siin elus oled harjunud, kellena sa oled harjunud ennast nimetama või kogema või missugust positsiooni võtma, et kui sa ei ole ükski nendest rollidest tegelikult, nii nagu näitleja ei ole ju, kes on näitleja, kes on laval, ei ole tegelikult see Bibi Pikksup või Don Quixote, vaid on see näitleja. Näha julgelt läbi need mängud, mida sa iseendaga mängid, et see võib tuua hästi suure vabanemise. Et see on selline valgustav päev, mis aitab nagu lõhkuda, võib-olla liiga tugev sõna, aga ümber nimetada või ümber suunata meie tähelepanu, et me saaksime aru, et vabanemine on kergendus, mitte karistus. Vabanemine on õnnistus. Mida vähem me ennast samastame enda rollidega, seda kergem meil on. Mis ei tähenda seda, et me ei võiks nendes rollides edasi olla, aga tekib selline eluterve vaatlus, et ma küll kogen seda, aga ma ei ole ma ei ole see keha. Kui ma ainult ennast oma kehaga samastan teadvustades, et ühel hetkel see keha ju sureb, maine kehastus lahkub, siis ma kogen lõpmatut surmahirmu, ma jäin iseendast ilma, aga ma ei ole lihtsalt see keha, ma olen hing, algallikas, valgus, teadvus, kes on kogema tulnud seda nii-öelda ajutist nähtust, mis ei tähenda siis seda, et ma ei hoolitseks oma kehast või ma ei tegeleks sellega, mida mu keha vajab. Vastupidi, ma teen seda väga suure rõõmu ja tänuga ja teadlikkusega, et see on tore kogemus, see on vahva, et ma saan seda teha. Et mitte selline, kuidas ma ütlen, nagu skisofreeniline lõhestatus ei ole see, mida meil on vaja, vaid meil on vaja teadlikuks saada tõest. Tõde on see, et meie tõeline teadvus olemus lihtsalt kogeb neid kogemusi siin maa peale. See ja iseenda teadvusena äratundmine, puhta teadvusena mäletamine annab meile nii suure vabanemise, sest ma saan aru, et tegelikult see, mida ma olen võib-olla varasemalt nii tohutult tähtsaks pidanud, ei ole nii suure tähtsusega, sest ma olen igavikuline lõpmatu armastus, mitte kaduv ja kuidagi selline nagu puudulik olend. 15. jaanuar. 15. jaanuar on suur rahutuse muutmine rahuks, kus meid tsentrifuugitatakse, kuivatatakse mingisugusest nagu tsentrifuug käib ringi, on ju, siis ta lükkab vee välja, siis samamoodi elu tuleb ja tsentrifuugib meid, et me lükkaksime selle iseeneslikult, laseksime lahtuda sellel, mida meil ei ole enam vaja. Et see on suur tervendus. Nii et kui midagi tunned, et su elust tuleb sellel päeval vastuseis, siis vaata, millele sa vastu oled, et võib-olla on aeg vastupidi aksepteerida, jagada seda kuidagi seda jumalikku inspiratsiooni. Kuule, mul on tunne, et ma ei taha selle teemaga tegeleda või et
mul on tunne, et ma olen sellest kohast väsinud või selline nagu mingi tunnistamine, et tead, sellisel moel toimimine ei toimi minu jaoks, et ma ei ole ei tunne nagu lõpuni õnnetunnet või ei tunne lõpuni rahulolu. Ja see tõdemist, mis sellel hetkel välja voolab, toobki selle tervenduse ja kergenduse. Et esimene samm kergenduseks on alati tõe tunnistamine. Ja tõde aitab avada meie tšakrad, meie energiakeha uuele õnnele ja lastagi nagu mingist asjast, kogemusest, teemast lahti enda sees. Ei tähenda seda, et see teema läheb nüüd uperkuuti ja nagu kõik pilla-palla maailm laguneb laiali, vaid saab ilmutuda midagi, mida me varem ei näinud. Et see on selline väga ilus vabanemine. Nüüd tunduda esimene, et võib-olla hirmuäratav, aga lubades seejärel tõel tunnistatud saada, saab sellest kergendus, kergus. Et selline väga suurde õndsusesse ja ilusse voolamine on see, kuhu meid elu suunab. Tõde on nagu selline vee voolamine, et elu pressib meist selle vee välja, et too see tõde välja, et kaua sa seda hoiad kinni, mida sa tegelikult väljendada tahad. Ja kui me väljendame ennast südamest, siis mul ei tule praegu ühtegi kogemust meelde, kui ma oleksin päriselt südamest väljendanud ja see ei oleks vastu võetud nagu suure tänuga. Võib-olla mitte esimene hetk ei ole kohe olnud, aga 99,9% kordadest on tõde ja südame väljendus alati võetud kohe tänu ja armastusega vastu. Võib-olla kui ma olen seda liiga intensiivselt väljendanud, siis on läinud aega, et inimesed saaksid aru, et selline tõe väljendamine läbi rahu toob suure tõenäosusega kohesed väga-väga imelised viljad, et selline läbivalgustamine on selle päeva võti ja eesmärk ja ülesanne ja see on selline pilt, mida ma näen. Täna on nii palju pilte, ma üritan kuidagi lahti seletada, et sa oled nagu teisel pool koske ja sulle paistab täiskuu sealt. Siis sul on vaja nagu läbi selle kose astuda ja see võib tunduda esmasel hetkel nagu hirmuäratav, kuidas ma selle pahiseva vee alt läbi lähen. Aga kui sa lähed sealt läbi ja see kosk langeb su peale, sa tunned, vau, missugune vägi, kui võimas on olla selle tõevoo sees ja see puhastab ja tervendab ja see on nii päästev kogemus, sa oled täielikult hetkes kohal. Ja siis sa astud sealt sellesse kuuvalgusesse ja tunned, et see pahin ja sahin ja kõik see kogemus jääb su selja taha ja sa tunned, et sa oled täiesti puhas, et sa oled nii õnnistatud universumi poolt. Ja sa astud sinna kaldale ja naudid seda ilu, mis su ümber on. Et kõik see hirm, mis varasemalt hoidis sind võib-olla nagu koopas kinni, on nüüd järsku asendunud sellise sügava ja tüüne nagu tõesti jumalikkuse essentsi taipamisega enda sees. Vot selline tunnetus tuli siit läbi. Sellise ülesandega päev. Meie hing on tahtnud seda kogeda. Miks mitte? Kogeda suurt kergendust. 16. jaanuar. 16. jaanuar on selline pöördelise tähendusega päev, need on nüüd siis 16 ja 17 jaanuar on selle energiatsükli 2 viimast päeva ja 13-päevalises energiatsüklis. Ja need 2 viimast päeva tavaliselt toovad väga palju mõistmisi, väga palju kogemusi, kus me
tajume seda elu rütmilisuse, tantsu, just seda mingi kogemuse lõpetatuse faasi. Ja tihtipeale see võib tulla siis selliste teadlike teadmistena, kus me näeme midagi, mida me varem ei näinud ja see nägemine iseenesest toob meile nagu taipamine ikka, kui midagi selgelt taipan, et ahaa, see on nii, see toimib nii, see käib nii. Et see on selline nauding omaette. Ja suure tõenäosusega, mida me sellel päeval võime nautida, on see, et ükskõik, mis protsesse me oleme, ükskõik, missuguste inimestega läbi teinud, on need olnud tundunud meeldivad või mitte nii meeldivad, siis me saame aru, kuidas kõik need kogemused on meid toetanud, et meil on vaja seda oma valguspere toetust, oma võib-olla ka lähedaste toetust, kes aeg-ajalt toovad väljakutseid, aga me saame aru, et need väljakutsed on meid arendanud, on aidanud kasvada, on aidanud tõusta mingisugusesse uude kogemusse, mida me ei olnud võib-olla teadlikudki, et me üldse oleme tellinud selle enda inimlikus kehastuses. Et see selline väga ilus aeg, et vaadelda olukordi mitme nurga alt ja olla tänulikud sellest, et me võime maailma näha, et näed, seda maailma saab vaadelda nii mitut eri moodi ja peegeldada üksteisele neid kohti, mida me oleme kogenud, et see võib tuua ka sellist väga ilusat valgustavat energiat ja see ei pea olema ainult oma pereliikmetega, võib-olla see on mingite inimestega, kellega sa parasjagu tunned, et on see õige koht, just neid õigeid kogemusi jagada. Ja kui sa tunned, et sul ei ole seda sinu hingeperet leitud, kellega oleks nagu nauditav koos neid õppetunde õppida, et siis miks mitte kirjutada universumile kiri, kutsuda need hingepere liikmed enda ellu. Et su süda teab täpselt, milliste inimestega, mis protsesse sellel päeval vaja teha on, et siin on väga tugev hingeline juhatus sellel päeval. Ja selline sügav nägemine, et ma näen sügavamalt kui tavaliselt ja ma mõistan sügavamalt kui tavaliselt. Ja see võib olla mingis mõttes ka oma minevikule tagasi vaadates, et ei peagi otseselt nende inimestega suhtlema, aga lihtsalt mõeldes nendele situatsioonidele, järsku me näeme läbi, et mida need inimesed aitasid meie elus teha, millest vabaneda enda sees, missuguseid kasvuprotsesse on aidatud käivitada, jällegi saata siis tänulikkust ja armastust ja õnnistust. Ja kui ei ole näha neid kohti, et miks ma peaksin tänulik olema, et siis saata armastust ja õnnistust ja tänu juba ette sellest, et need taipamised tulevad. Ja miks mitte proovida olukordi näha ka teiste inimeste silmade läbi, et nagu see pilt saaks olla täielikum, et mitte karta seda, kuidas ma ennast näen läbi teiste inimeste silmade, et võib-olla see on nagu kõverpeegli pilt, aga võib-olla see võib olla ka midagi üllatavat. Et võib-olla see, kui sa arvasid, et keegi on sinu suhtes üleolev või kuidagi ei ole nii meeldivalt käitunud, siis võib-olla sa näed, vaadates teise inimese seisukohast, et äkki sina oled tundunud selle inimese jaoks nagu kuidagi mitte halb, vaid liiga hea. Mõistad, et see kummaliselt käituv muster võib olla tingitud olnud hoopis teistsugusest kogemusest kui see, mida sa senini oled arvanud. Selline laudade pöördumine
nagu inglise keeles öeldakse, et tables have turned. et mingid olukorrad on ennast ümber mänginud. ma loodan, et see on arusaadav, mis ma tahan väljendada. ma saan väljendada täpselt seda, mida algallikas läbi minu väljendada tahab, et ma tunnen, et ma vahel pean ütlema asju, millest ma kohe ei saa ise 100% veel aru, aga võib-olla see mõne inimese jaoks nagu tähendab midagi olulist sellel päeval, nii et ma usaldan seda voogu. 17. jaanuar on suurejooneline, ma ütleksin, mina näen siuke ilutulestikuna, sisemise ilutulestikuna lahvatav päev, kus meie teadvuse ruum saab lihtsalt üle valatud mingisuguse kosmilise vooga, mis pildina on niimoodi, et nagu tähtedelt laskuksid sellised valguse, mitte kiire, aga nagu selline valguse tušš, mis meid valgustab läbi, on see siis meie une ajal, et kui me ärkame hommikul üles, me tunneme, et vau, midagi on kardinaalselt muutunud, et siin mediteerimise une ajal võivad toimuda tohutud läbivalgustamised ja sellisesse sügavusse suunamised. Et selle päeva ülesanne on meid lükata tagasi sellesse voogu, kui me oleme mingis kohas nagu läinud kõrgema plaani ja terviklikkuse kõrgema tahte vastu, et siis meid nagu puhastatakse ja lükatakse tagasi õiget pidi nagu. Võib-olla me oleme nagu selg ees oma minevikust tulevikku liikunud, vaadates pidevalt selja taha, et siis nagu elu lükkab, et tšukk, vaata ikka õiges suunas, vaata seda, kuhu sa lähed, mitte seda, kus sa tuled, vaid kuhu sa liikumas oled. Mingi armas linnuke tuli meile laulma siin sellest, et tuleb minna värskesse õhku ja rohkem olla looduses. Sind võivad tulla väga olulised märgid jälgides loodust. On see mingi looduselement, mingisugune hoovus, ma ei tea, vaatad, kuidas tuul puhub või mingi kogemus, pilved, päike, vesi, õhk, midagi toimub, mis toob sulle mingisuguse nagu sellise teadveloleku suunise, juhise, nagu manual antakse looduse poolt meile. Et me tuleksime tagasi rohkem enda seest tasakaalu tundesse. Et tasakaalutusest me saame aru selle järgi, et meile tundub, et midagi on liiga palju või liiga vähe. Et tulla tasakaalu, on vaja osata doseerida midagi vastavalt sellele, mis meil elus parasjagu siis liiga puudu või liiga vähe on või ülearu. Ja selle doseerimiseks tuleb meile siis see juhatus ja aitab siis seda, mida oli liiga palju, vabaneda. Võimalik, et nii mõnigi inimene tunneb ära sellel päeval oma hirmude, mürgisuse, ebavajalikkuse. Et näiteks tunneme, et me oleme liiga palju negatiivselt mõelnud, siis see mürgisus iseenesest, millega me oleme võib-olla nii harjunud, kõrvetab meid ennast. Siis me saame aru, et oota. Praegu, kui ma seda mõtlen, mul hakkab nii paha, mul hakkab lausa vastik, mul läheb süda pahaks seda mõtet mõeldes. Siis selle mõtte eesmärk ei ole meil öelda, et vot nüüd see kogemus tulebki ja hakkadki kannatama, vaid selle kogemuse eesmärk on see, et sa ärkad üles ja saad aru, oota. Ma ei kavatse ennast rohkem selle mõttega mürgitada.
ma ei kavatse ennast rohkem selle hoovusega kaasa liikuda. Ma vahetan käiku, ma vahetan nii, mul tuleb mingi sõnum praegu. Stabiilsemasse endaga harmooniasse. Ma tulen stabiilsemasse endaga harmooniasse, kus ma keskendun rohkem endale. Ma keskendun rohkem enda heaolule. Nii nagu kilpkonnal on kilp, ma palun, et mu kaitseinglid aitavad mul koheselt ära tunda, kui ma olen vales suunas liikuma hakanud, et mu kaitseinglid moodustavad mu kohale, mu ümber sellise kaitsekilbi, mis aitab mul hoida ennast ohutult, stabiilselt, turvaliselt, ka siis, kui ma tegelen mingite muude asjadega. Ühesõnaga mingis eluvaldkonnas, milles on tarvis nagu sellist turvatunnet, võib-olla ma ei ole lapsepõlvest tundnud mingis teemas turvatunnet, et ja siis sellepärast ollakse olnud pidevalt kas pinges või hirmul, siis kaitseinglite abiga luuakse selline kilp, mis ei lase nendel nii-öelda negatiivsetel energiatel enam läbi voolata ja seeläbi ma hakkan kogema suuremat turvatunnet enda sees, ma ei ole üksi, minuga on lõpmatu valguse meeskond, kes mind toetab, aitab, suunab. Et ma lasen selle üksinda puselemise energiast lahti, vot see sõnum tuleb, et mitte mina pean üksinda enda eest seisma, vaid et mul on suur valguse meeskond, kes ei lase minuga midagi halba juhtuda. Et selline universumiga üheskoos toimimise voo juhatus ja toetus on see, mis siit läbi tuleb. Nii, ja olemegi meie siis suure tervendava puhastustsükli lõpus ja 18. jaanuar algab uus energiatsükkel. Ja uuest energiatsüklist ja järgmise nädala energiatest ma räägin pikemalt järgmises videos. Aga lühidalt kokkuvõttes siis võiks öelda niimoodi, et selle päeva eesmärk ja selle energiatsükli eesmärk on meid suunata sellesse, et me valiksime ise algallikaga ühendused, sellest saab meie igapäevane valik. Mina olen algallika teenistuses, mina olen algallikaga ühenduses, mina olen algallika väljendus, mina olen kutsutud elama kõige suuremas valguses, mis minu jaoks vähegi võimalik, kõige suuremas armastuses. Aga sellest siis järgmises videos, ma tunnen, et see video sai juba piisavalt pikk. Soovin teile imelist nädalat, imelist voogu, olete teretulnud tellima endale siis 2026 astroloogilist abilist mu koduleheküljel, kui soovite kogema iganädalaselt juhendatud meditatsioone, kes tunneb, et sooviks oma elu mõnusamasse voogu sättida. Ja peagi on mu koduleheküljel üleval ka e-koolituste kohta info, mis me sellel aastal alustame, võib-olla juba õige pea, mõne päeva jooksul peale selle video ilmumist, nii et soovin teile imelist, mõnusat, maagilist vabastust. Teadke seda, et kõik, mis muutub alati paremaks, karta ei ole vaja, lubage endal lõdvestuda, see on väga oluline. Samm, otsus, valik. Olge mõnsad, maagilist nädalat.